Mossad hävitab Iraani plaani tappa Trump enne, kui ähvardus jõuab sisemistest aruteludest reaalse operatsioonini. Iisraeli luure jõudis Washingtoni keset uut pingete puhkemist Lähis-Idas ja asetas Ameerika Ühendriikide presidendi taas Teherani lubatud kättemaksu keskmesse. Wall Street Journal avaldas 9. juulil 2026, et Iisraeli ametnikud andsid teavet väidetava Iraani uue plaani kohta Donald Trumpi vastu. Tunde hiljem vähendas ajakirjanik Barak Havidi nimele omistatud uuendus, mis tsiteeris 2 kõrget Ameerika ametnikku selle paljastuse ulatust. Materjal ei näidanud organiseeritud tegevust, kus oleks olnud meeskond, kuupäev, koht või kindel meetod. Oli vaid Iraani tegelasi, kes arutasid võimalust sihtmärgile pihta saada. Režiimi on juba varem seostatud ametlike süüdistustega plaanide kohta Donald Trumpi vastu. Nad hoiavad presidenti Qasem Soleimani surmasümbolina ja kasutavad nüüd Ali Khameneid veel ühe põhjusena kättemaksu nõudmiseks. Iisrael tegutses enne, kui vestlus jõudis konkreetsema tasemeni, hävitas üllatusmomendi ja pani Washingtoni kõrgeima valmisoleku peale. Mis täpselt pealt kuulati? Kuidas Iisrael nende vestlusteni nii lähedale jõudis? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja ilma keerutamiseta sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Algne teave kirjeldas Iisraeli poolt edastatud sisu kui märki Iraani uuest katsest valmistada ette Ameerika Ühendriikide presidendi tapmist. Iisrael ei täpsustanud materjali päritolu ja Iraani valitsus ei võtnud ühegi operatsiooni eest vastutust. Erinevus ähvarduse, kavatsuse ja operatiivplaani vahel hakkas arutelu domineerima. Barak Havid tõi sisse täpsustuse, aga kas see on oluline? Iraani tegelased väidetavalt arutavad teemat, kuid puuduvad need elemendid, mis tavaliselt viitavad juba käimasolevale tegevusele. Avalikult ei olnud kinnitatud valitud agente, kindlat ajakava ega täidesaatvat ettevalmistust. Esialgne versioon kaotas jõudu, kuid poliitiline probleem jäi alles. Režiimiga seotud isikud arutasid Trumpi tapmist sõja ajal, samal ajal kui Washington püüdis otsustada, kas läbirääkimisteks on veel ruumi. Iisraeli tegevus tabas Ameerika julgeoleku kõige tundlikumat ja põlastusväärsemat punkti. Isegi ilma avaliku tõendita valmis missioonist võimaldab varajane teabe jagamine tugevdada Trumpi kaitset, jälgida kontakte ja takistada idee edasiliikumist. Kasvades selle mürgiga juba hällis saati, saab inimesest riigisüsteemi kaitsja. Kui korvpalluritel on võim, siis on poliitik olemas ja see ongi nii. Kas sa tahad siit edasi võtta? Muidugi, kus iganes, kes meiega jamama tuleb. Ühinema. Kes meid välja kutsub, kaotab. 2 nädalat pärast 6-päevast sõda algas kurnamissõda. 6 aastat hiljem tuli Jom Kippuri sõda. Paljud kirjeldavad neid aastaid fenomenaalsetena. Just seal ilmub Mossad kui otsustav tegur. Iisrael ei pidanud ootama, kuni katse algab, et Washingtoni hoiatada. Vahetu mõju oli üllatuse lõpetamine, kulisside taga arutatud ohu paljastamine ja iga Iraani sammu hinna tõstmine. Ajalugu ei lase seda juhtumit käsitleda lihtsalt jutuna. 2024 aasta novembris esitas Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium süüdistuse Fahad Shakiri vastu. Shakiri, keda peetakse revolutsioonilise kaardiväe agendiks, sai ülesandeks jälgida ja valmistada ette Trumpi tapmist. Süüdistuse kohaselt otsis režiim kättemaksu Ameerika operatsiooni eest, mis tappis Qasem Soleimani Bagdadis 2020 aasta jaanuaris. Shakiri jäi Iraani, samal ajal kui teised võrgustikuga seotud isikud vahistati Ameerika Ühendriikides. See protsess tõi välja nimed, kontaktid, käsud ja ülesanded. Uus hoiatus ei ole veel avalikkuse ette sellisele tasemele jõudnud, kuid see on tekkinud varasemast taustast, mis on juba toonud kaasa konkreetseid kriminaalsüüdistusi. Trump teab, et ta ei seisa silmitsi tavalise ohuga. NATO tippkohtumisel Ankaras mainis ta taas, et tema nimi on Iraani nimekirjades ning nimetas režiimi juhte ohtlikeks. Reisi turvalisusele pöörati suuremat tähelepanu ning uus Iisraeli teave ilmus välja ajal, mil Trump ja Benjamin Netanyahu olid ühenduses seoses Ameerika tegevustega Pärsia lahes. Isegi kui on erimeelsusi sõjatempo ja võimaliku diplomaatilise lahenduse osas,
on mõlemad valitsused jätkuvalt ühendatud luure kaudu ja eesmärgiga takistada Iraanil muuta retoorika rünnakuks. Iraani motivatsioon muutus veelgi tugevamaks pärast Ali Khamenei surma. Endine ülemjuht tapeti. 2026. aasta 28. veebruaril Teheranis Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli pealetungi käigus. Tema matused lõppesid Mahadis pärast mitmepäevast leinamist Iraanis ja Iraagis, kus kõlasid kättemaksuhüüded ja plakatid Trumpi, Netanyahu ja teiste võimude vastu. Iraani riigimeedia väitis, et enam kui 43 miljonit inimest osalesid nendel sündmustel, kuid seda arvu pole iseseisvalt kinnitatud ning see moodustaks tohutu osa Iraani elanikkonnast. Režiim kasutas matuseid selleks, et muuta lein poliitiliseks mobilisatsiooniks ja õhutada kättemaksuihaga seotud mõtteid. See õhkkond seletab, miks Iraani tegelaste seas võisid ilmneda arutelud Trumpi tapmise üle. Soleimanit kasutati juba õigustusena ähvarduste esitamiseks Ameerika valitsuse liikmete vastu. Khamenei suurendas kättemaksu sümboolset tähendust. Režiim püüab näidata, et nende komandöride ja juhtide surmal on oma hind, kuid seisab silmitsi sügava haavatavusega. Nende suhtlus, sisemised võrgustikud ja liitlased on tugeva jälgimise all. Mida rohkem ametnikud räägivad, seda suurem on tõenäosus, et Iisrael tabab signaale ja edastab sisu Ameerika Ühendriikidele enne, kui ükski idee küpseks saab. Hoiatus tuli peaaegu katkenud läbirääkimiste ajal. Donald Trump teatas, et kokkulepe Iraaniga on lõppenud pärast uusi rünnakuid Hormuzi väinas ning andis loa uute sõjaliste operatsioonide läbiviimiseks. Samal ajal jätkasid tema meeskonna liikmed tööd tehnilistes kanalites. Katar, Pakistan, Türgi, Egiptus ja Saudi Araabia hoidsid ühendust Washingtoni ja Teheraniga, et vältida täielikku kokkuvarisemist. Piirkondlikud vahendajad püüdsid kokkulepet taastada, samal ajal kui Valge Maja hindas uusi sõjalisi meetmeid ja püüdis taas avada Hormuzi väina. Vahendajate vahel liikuvate andmete kohaselt võib osa uuest pingete kasvust olla tekkinud režiimi sees kokkuleppe vastaste rühmade seas. Kahtlustatakse, et karmimad elemendid kasutasid rünnakuid Pärsia lahes, et provotseerida Ameerika vastust ja sulgeda diplomaatia uksed. See tõlgendus vajab veel kinnitust, kuid see sobib kokku sisemise vastuoluga, mis oli nähtav Khamenei matustel, kui kättemaksu ja sõda nõudvad rühmad suhtusid läbirääkimiste pooldajatesse vaenulikult. Üks Iraani leer püüab aega võita, vähendada sõjalist survet ja säilitada seda, mis režiimi struktuurist veel alles on. Teine leer panustab eskalatsioonile, kasutab Hormuzi väina survevahendina ja peab igasugust vestlust Trumpiga alistumiseks. Sõjaline surve nõuab oma hinda ka Ameerika Ühendriikidelt. Strateegiline naftareserv on langenud madalaimale tasemele alates 1983. aasta aprillist. Valitsus vabastas naftat, et vähendada sõja ja raskuste mõju lahepiirkonnas hindadele. Trump jätkab surve avaldamist Iraani positsioonidele, kuid peab takistama, et konflikt muudaks energia sisepoliitiliseks nõrkuseks. Hormuzi väina kontroll, marsruutide turvalisus ja varude taastamine käivad nüüd käsikäes sõjalise lahinguga. Teheran soovis hoida kättemaksu kulisside taga elus. Iisrael muutis need vestlused avalikuks surveks ja sulges võimaluse, et need saaksid vaikselt kasvada. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pixi-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.